Tšau! Ma tean, et valgus on paha ja selja tagant, aga ma lihtsalt praegu on hetk ja ma mõtlesin, et ma võtan selle pitsist särgi. See on kunagi oli täiesti minu maitse sellised pitsid särgid, aga ta on esiteks ka juba täiesti vanunud ja ei näe väga välja. Pluss ma tahan seda tavaliste T-särkidega kanda seda kleiti. Ma vaatasin Pinterestist mingeid pilte jälle, kuidas seda kanda. Eks näis. Ma hakkasin praegu vaatama, et need jäävad jumala väikesed. Äkki ma saan need siit lahti arutada, nii et ma ei peagi hakkama õmblema üldse ja lõikama täiesti lahti. Ma praegu avastasin, et see on ühest teisest kohast täiesti katki minemas. See on see, mis ma räägin, et miks ma nagu ei ole väga viitsinud sealt kaltsukatest asju osta, et ma ei jõua iga õmblust nagu üle vaadata. Ja just siis, kui ma mõtlen, et okei, et see on normaalne asi lihtsalt ümber teha, siis on mingist kohast täiesti katki. Ma ei tea, no siit on täitsa puruks. Seda ma üldse ei pannud tähele siis, kui see särk seal all oli. Ja nüüd ma pean selle lihtsalt ikkagi siit kinni õmblema, seepärast, et muidu ta vajub lahti, sest siit, kui ma panen särgi peale, tegelikult pole näha, et siin allpool on see väike. Ja ma saaks neid siit veel vähemaks, kui ma viitsiks, aga vaatab, ma tahan mingi särgiga lihtsalt proovida. See on see, kui mõtled, et üks väike asi, nipet-näpet. Ja on, et ma käisin seda niiti ja nõela ostmas. Mind ajab tegelikult praegu hetkel seega närvi, et ma küürisin just selle laua puhtaks ja nüüd on see jälle mingit prahti täis. See ei ole nii traagiline. Nüüd valime mingi nõela siit. Ostsin niisuguse komplekti. See on mingi suurema silmaga. Ja lihtne teha. Sa teed ikka veel videot? Jah. Vanainimese silmadel on see eegeldamine ikka parem, sest et see niidi nõela taha ajamine on paras peavalu. Kusjuures mul oli just peavalud, on ja pole tavaliselt ja mitu päeva järjest valutas ja käisin ju silmaarsti juures isegi, et noh, et äkki see, et ma pingutan selle nägemisega nagu, et äkki sellest või nii. Ja siis Berit käis just siin hommikul, ütles, et täpselt need päevad, kui mul oli see peavalu, ühesõnaga ta ei öelnud täpselt need päevad, aga ta ütles, et need päevad, mina lihtsalt mõtlesin, et näed, täpselt need päevad olid mingid magnettormid. Ma isegi ei saa aru, kuidas ma seda pean õmblema. Ausalt. Issand, kui tüütu. Ma ei ole üldse õmbleja tüüpigi. Siis on siit lihtsalt selle kokku ja siis võtan edasi. Siis siit kokku äkki või. Ja huvitav, kas see jääb selja taha või ettepoole. Selles mõttes, et see, mis selja taga on, pole nii väga minu probleem, sest ma ei näe seda ise. Kui ta ettepoole jääb, siis ta hakkab mind häirima. Siis ma pean siia mõtlema mingisuguse asja välja, mida külge õmmelda.
kaunis mingi lillebrossi. Panen siia külge. No täitsa. Äkki see on siuke kleit, mida saab mõlemad pidi kanda. See on üks väga hea. Ja, mida sa tahad? No ei tea. Jumal tänatud, see on must ja te ei näe mitte midagi. Sest ega see siin ilus ei ole, ma ütlen ausalt. Aga kuna ma ei viitsi ka sellega rohkem tegeleda, sest ma tean, et ma teda palju paremaks ei saa, siis proovime lihtsalt niimoodi panna selle asja, et see siit targnema ei hakka. Ja issand, mul kõht koriseb. Ma just sõin muna ja pasteedileiba ja kartulisalati jääke. Nii, vaatame nüüd. Nii, kindlaks tehtud. Teoorias käib ta nii pidi, et see on selja taga. See on super, aga selles mõttes poleks vahet olnud. Ma olen ennegi särke kandnud nii pidi, nagu ma tahan. Mõnedel on selja peal need mingid avatud osad. Aga mina kandsin teistpidi. Nii et need avatud osad olid ees. Aga väga hea. See asi tehtud. Nüüd ma peaks minema tegelikult. Meil on üks külm see hoiuruum. Seal. Ja seal mul on nüüd tanksaapad, sest et ma tahaks need tanksaabastega kanda. Aga ma tean, et seal on ees mingi jõulukuused ja mingid asjad ja ma ei pääse tegelikult sinna väga hästi ligi. Nii et ma ei tea. Aga eks siis, kui ma jõuan sinna maale, et proovida teda, siis ma kindlasti näitan teile. Let's go! Ei ole looginud, ma ei tea. Ma ei mäleta, millal viivati ja ma ei tea, millal uuesti. Aga lihtsalt me läksime bensiinijaamast läbi ja riisise munad on müügil. Nii et, no näita, mis sina said. Ma sain selle pallid, mille sees on vaniljakreem. Ja siis me saime ühe maasika Dr. Pepper. Väga lahe. Aga ühesõnaga, muidu ma ei ole väga nagu vaimustes lihavõtetest, munade peadest. Aga kui sellel ajal saab neid riisise mune, siis pange mind kirja. Ma ei ole neid kunagi. Oled küll. Ma olen neid, aga mis on muusi sees või lihtsalt ei, ma olen neid ühe korra sulle ostnud. Selline. Minga proovida. Annan sulle hammoonipulli. No võid ikka ära aja voodis autos. Võta lihtsalt siit amps, see on määrib. Issand, kui hea. Võta. Täna on pühapäev. Laureniga koju tüdrukute õhtut tegema, sest me oleme kahekesi. Marien läks sünnipäevale ja isa on tööl veel. Issi on tööl. Õda on sünnipäeval. Mammu läks sõprade sünnipäevale. Ja poja on minu emaga veel Stockholmis. Õigemini nüüd juba äkki varsti hakkavad tagasi lendama. Ta oli homme tagasi emme. Nii maitseb ju. Tuli meelde veel praegu, et ma mingid uued leisid olid küüslaugu omad. Neid on ka kodus üks pakk. Ma arvan, et õhtusöök kell on praegu kella keerati, vaata. Ja selle tõttu mul auto näitab 4, aga tegelikult on 5. Nii et õhtusöögiks on mul ilmselt küüslaugu leis, hummus. Vaene Boldi see läksime enne.
läksime enne, siis ta üks Bolti tüüp, ma ei tea, tal on vist roller katki läinud või on tühjaks saanud paak või midagi. Lükkab siin seda rollerit ja see suur Bolti kast on sõnas. Nii kahju tast. Siin on see keegi mängu välja. Niigi pühapäeval tööl. Kahju. Seda on punnid. Aga ühesõnaga pühapäevane õhtusöök. Küüslauguleis, hummus, riisis muna. Punnid. Ja. Vaniljekreemi pallid. Päris mõnus õhtusöök tuleb meil. Ei, ma vaatan seda. Nii, ma tegin nüüd ära see valge särk, kleit. Peal see. Ise olen rahul. Näed, tšau! Sõidan praegu tunnid said läbi. Ja Vooga helistas või kirjutas, et ta tuleb Pärnusse, kes on vaadanud pikemast, teab, et mul vana klassivend ja hiljem töökaaslane ja selles mõttes hea sõber. Paarkümmend aastat. Vähemalt paarkümmend aastat. Kui vana ma olen? Me saime tuttavaks, kui ma olen üli halva koha peal ja nüüd mingid vennad parkisid veel niimoodi, et ma ei näe mitte midagi. Ja ma pakuks mind 25 aastat olema sõbrad. Ja ta elab nüüd Tallinnas, mis tõttu me ei näe väga palju, aga ta kirjutas, et tuleb Pärnu poolen ja tavaliselt ma alati, kui vähegi on, lähme teeme mingi kohvi, kui aeg on. Ja aga nii ilus ilm on 15 kraadi näitab autos, aga minust tundub nagu 20. Ehk et ma võtan jääkohvi ja me lähme saame õues kokku. Käes. Ei saa öelda, et selle hooaja esimene, sest see aasta nad ei pandki kinni jääkohvimasinaid talveks. Nii et ma võtsin ikka vahepeal talvel ka. Võtsin täna jälle selle pistaatsia siirupiga, mis on suhteliselt uus minu arust. Eelmine kord, kui ma võtsin esimest korda, kui ma nägin seda pistaatsia siirupit, siis ma võtsin sellega, aga minu arust tookord oli, no ma olen öelnud, et minu arust kõige nagu mõistlikum jääkohv üldse nagu kõikidest kohtadest, mida mina tean, on Circle K's kange cappuccino, sest on päriselt nagu hästi palju piisavalt kohvi ka sees. Ta ei ole lihtsalt nagu piim tilga mingi kohviga. Ja minu arust oli eelmine kord natuke nagu liiga kange. Ja siis ma ei tundnud üldse seda siirupit ja ta oli kuidagi nagu mõru, aga praegu on väga hea. Ma ei teagi, mõtlen, mis meil lemmik sirup. No tegelikult mulle meeldib kõige rohkem piparmündi siirupiga, aga seda ei ole tihti peale. Nii et praegu ma mõtlen, et pistaatsia vist ikkagi mu lemmik ei ole, vaniljamaa seal ka ei olnud, karamelli oli, pähkli oli. Aga üldiselt mulle tundub, et ongi, et kui ei ole piparmünd, siis mulle tundub, et mul lihtsalt oleks natuke vaja siukest magusat, ma ei tea, ma ju, tavalist kohvi ma ei joo suhkruga selles mõttes, et mulle meeldib nagu mõru, eks ju, piimaga. Tegelikult ma olen mõelnud, et tahaks proovida hakata ilma piimata oma kohvi, aga see on mingi lamp. Tegelikult see on mingit põhjustega vajadust. Ainult see, et mõnikord on see, et üks asi vähem, mille pärast muretseda. Kui sul hommikul on kohvipiim ikkagi halvaks läinud, siis see rikub terve päev ära. Kui oleks harjunud ilma jooma, siis peaks ainult vaatama, et kohvi on. Aga ma näen, et Vooga on kohal juba. Läheme natuke istume päikse käes, joome kohvi, jalutame ja pläkutame. Ja siis teiega jälle näeme siis, kui näeme.
That's all. Teisipäev. Lõpetasin just oma tööpäeva. Ja nüüd on selline lugu, et kes nüüd on vaadanud, see teab, et ma väga ammu rääkisin, et mul on raamatupidajale tšekid saatmata. Ma ei ole neid ikka veel ära saatnud. Ja kuna mul täna nagu tööpäev lõppeb varem, siis on plaan selline, et ma saadan need täna ära. Mul oli seal mingid väiksed muudatused ka ja nagu üldiselt mulle sellised muudatused tekitavad stressi lambist, selleks ei ole mingit põhjust, mingi pisiasi muutub mul kohe nagu, ma ei saa aru, ma ei taha ja kohe tekib nagu plokk. Ja ühesõnaga, et ma pean sellega natuke tegelema, aga praegu ma sõidan linna korra sellepärast, et sinna uue riiuli peale see mantel on ja mida, kus ma selle uue riiulil, kus ma hegeldamise asju hoiustan, see pooleli olev mantel, mis mul on pooleli ole. Sellega on nüüd see asi, et mul saab lõng otsa. Ja täiesti ootamatult, ma ei tea, kuidas ma nagu elasin oma parimat elu, mingi heegelsin, tead, nagu lõng oleks lõputu. Ja nüüd on niimoodi, et mul täna oleks aega jälle natukene teha, aga lõng saab otsa, mis tähendab, et ma pean juurde minema võtma. Ja kuna ma tahaks tegelikult seda mantlit nagu teha pikka suhtselt, siis ma arvan, et ma võtan isegi 2 stokki juurde. Praegu nüüd ei mäleta isegi, kas mul on 3 või 4 läinud. Aga mul on vaja seda lihtsalt heledat ka nendeks äärteks ja ühesõnaga, et ma lähen võtan juurde. Lisaks ma jälgin Pinterestist, ta viskab mulle neid inspiratsioonipilte nagu magamistubadest ja mul on praegu nagu plaan selline, et ma tahaks magamistuba teha sellist oliiv, salvei, mingi siuksed nagu mahedad rohelised enne. Ja seal oli üks pilt, kus oli padjad, katted nagu, mis olid ka nagu Granny Square'idest tehtud. Ja see sama värv või see sama lõng, kus värv vaheldub, seda on nagu siukest rohekat ka. Ja ma mõtlesin, et tegelikult ma saaks mingid jumala ilusad padjakatted endale nagu, kui mul magamist juba korda saab, loodetavasti kunagi. Lihtsalt nagu ma ütlen, päris elu ei lase mul absoluutselt tegeleda asjadega, mida ma tahan. Ma tahaks praegu seina värvida, ma tahaks lihtsalt ainult hegelda, mitte midagi muud teha, aga ma pean käima tööl. Tagatipuks ma pean iga päev mõtlema, mida süüa teha, mitu korda päevas lastele. Ma ei tea, vahel mul on nagu savi, see tuleb nagu kuidagi mööda minnes, aga vahel mul on nii siiber. Tahaks lihtsalt, ja ma ei tea, võib-olla ma lähengi poest läbi ja võtan neid külmutatud friikaid lihtsalt. Mingi suure koti ja lihtsalt teen neid külmutatud friikaid kuuma fritüüris, mis on jumala okei selles mõttes, et paar kanakoiba ka jäi üle, eile tõin. Tundus nagu, et mingi hästi suur kanakoib on karbis, aga tegelikult oli 2. Kes oskas oodata täna, kui ta selle video tööle pani, et ta sellist põnevat sisu saab jälgida. Mul oli 2 kanakoiva või 1 kanakoiva asemel oli 2 oli karbis. Ühesõnaga, ma arvan, et kuna Abakan on täpselt realiseerimiskeskuse kõrval, siis ma lähengi niimoodi, et ma lähen Abakanist võtan lõnga ja siis lähen realiseerimiskeskusest võtan mingit asja, mida süüa teha. Siis ma ei pea hakkama eraldi rohkem poodi minema ja kõik on õnnelikud. Ja teile ma saan jällegi näidata, mida ma ostsin, mis on ka ju täitsa siuke vahva. Nii, aitäh, reaalselt aitäh, et te muga aega veedate. Mul on jumala palju huvitavam või nagu pole üldse nii igav sõita siin edasi tagasi ja mingeid asju teha. Ja kellelegi on kurta kogu aeg. Kui raske mul on, ma pean tegema iga päev süüa. Ebaõiglane, arvestades kui raske paljudel inimestel ei tohiks üks juttu üldse ajada. Aga ma käin ära.
issand, väga vähe jäi puudu praegu, et ma oleks nutma hakanud. Läksin seda lenga juurde ostma, onju. Vaatan, täiesti uued örid. Seda värvi absoluutselt ei ole. Mõtlesin juba täiesti lõpp kogu see töö ja vaev nagu. Lihtsalt, oleks saanud mingi lühikese siis teha, aga selles mõttes. Aga igal juhul tõstin ümber ja uue värvide taga oli 2 tükki veel jäänud seda, mida mul vaja oli. Jumal tänatud. Muidugi mul oli täiesti valesti meeles koht on halb siin, päike paistab. Mul oli täiesti valesti meeles see roheline sarnane nõng, mis oli rohelisega, siis sobinud üldse või ei olnud üldse selline, nagu mul meeles oli. Mingit oli realiseerimiskeskuses, aga ma käisin realiseerimiskeskus enne ja siis ma nagu ei võtnud, et võib-olla ma lähen millalgi tagasi vaatan seda. Realiseerimiskeskus nagu odavam selles mõttes ei olnud. Vähemasti need, mida mina oleks saanud kasutada ja üldse tegelikult ma mõtlen. Realiseerimiskeskuse all 50 eurot. 50 eurost saab ühe koti teie asju. Juures ma olen tegelikult väga impressed, ma arvan, ma ise ei oleks ühte kotti neid mahutanud. Aga müüa nagu pani ise ilusti pakis ja nagu tahagi neid lausa välja siis võtta. Ma tahaks teile näidata mõndasid asju. Ühesõnaga, võtsin nagu terveks kuuks, aprilli algus on täna, terveks kuuks snäkid ja kõik asjad. Nüüd hakkab ka grille tulema, hakkab ka lastel neid koolitrippe tulema. Sellised. Just huvitavad. Tuunikala. Seda ma tahan täna kohe teha endale. Majoneesiga. Mingeid siukseid valge šokolaadiga. Need riisigaletid. Pringlesid, mingid huvitavate maitsetega. Ühe Dr. Pepperi, sellest Laurelist pole mitte kunagi Dr. Pepperit saanud proovida, nagu tavalist. Mangopüree, 100% jumala hea lapsele anda kaasa kuskile. Siis üks asi, mida ma tahtsin proovida. On need rullid, aga ma olen neid maasikaomasid proovinud, aga need on pistaatsiaga. On pistaatsiaga. Mingi imelik kõrvalmaitse on. Need ei ole head. Kirsi õunapüre. Väga halb. Mingid jäätised. Nend on põrsas. Ja mango õuna mingi. Ma peangi ruttu koju minema, sest et sulavad ära muidu helbeid. Nädalavahetustel nad võivad meil helbeid süüa. Tortillasid. 2 sprutikarpi. Ja veel mingeid leivakrõpse. Et kui õudne. Ma tahaks selle. Ma pean midagi lahti tegema, sest et see on reaalselt nii halb. Mulle meeldib mõõtsad pistaatsia asjad, aga see on küll kõige hullem asi, mida ma söön tulen. Mis ma teen lahti? Mida ma teen? Veidrad krõpsud. Sellised. Need on head. Nii. Nüüd. Lähme. Sest ma ei taha, et need jäätised ära sulavad. Plus ma tahan koju minna. Kohustused kaelast ära saada.
kohustused kaelast ära saada ja teha neid asju, mida ma tahan teha. Vot. Selline realiseerimiskeskuse aul seekord. Ikka väga-väga... Ma ei saa aru, mis maitse see oli, see kõrvalmaitse. Ja no ma ei tea selles mõttes, et võib-olla ma olen lihtsalt dramaatiline. Igahe maitsed on erinevad. Aga... see mõte sellest maitsest ei lähe suust ära. Aga ok. Nüüd ma ei saa aru, kus kohas see nii... Isegi kätte seda ühele siin. Vaniljekreemi panni. Mis panni näma?